Mida te arvate praegusest miinimumpalgast? On see piisav, peaks see suurem olema, võib-olla peaks väiksem hoopis olema? Ma arvan, et peaks ikka suurem olema. Et need inimesed, kes teevad oma tööd igapäevaselt, peaksid ikka sellest palgast saama normaalselt ära elada. Kui suur see peaks olema, et normaalselt saaks ära elada? Seda on küll väga raske praegu öelda, siis peaks olema eelnevalt ette valmistanud, natuke mõelnud selle peale, aga kindlasti hetkeseis on ikkagi, vähemasti võiks natuke 100 eurot juurde panna praegu, oleks ikka natuke kergem inimestel juba. Aga võib-olla on niimoodi lihtsam seda piiri kuidagi määrata, et kui palju te ise saate ja kui palju siis nagu puudu jääb või üle jääb? No mina saan ikkagi praegu piisavalt, selles mõttes minul on nagu päris hästi, et mina olen enda palgaga rahul, aga tööd tuleb ka muidugi päris kõvasti teha. Aga kui te sellelt piirilt hakkate nüüd mõtlema, et palju te saate näiteks kuus kõrvale panna, palju see miinimum siis tuleks? Väga raske öelda. Ei ole sellist arvutust nagu pidanud. Mina saan kõrvale panna praegu hetkel, sest mul on selline olukord, et lihtsalt lapsed on omaette elama läinud ja mul on nagu jäänud sellist nagu vaba raha natukene, aga ma arvan, et 600-700 peaks ikkagi olema, siis saaks nagu normaalselt hakkama. Enam-vähem. Aga nüüd, mida te arvate sellest 1000 eurosest miinimumpalgast? Siin Indrek Neivelt on sellest rääkinud, nüüd Keskerakond lausa valimisteks kuulutas välja niisuguse piiri, et kohe järgmisel aastal. Kas see on võimalik? Ma ei tea, mulle praegu küll tundub, et riik ei ole selleks valmis ikkagi. Et alla 1000 sissetulekuga inimesi on ilmselt niivõrd palju, kui kõigil tõsta, siis ma ei kujuta hästi ette seda. Mis juhtuks? Ma ei ole riigi asjades nii tugev, et ma ei oska seda nagu praegu küll täpselt öelda, mis juhtuks, aga ma siiski usun, et see vist praegu ei mängi välja ikka. See on vist nagu liiga palju lubatud. Aga ütleme sealt 700, kuidas te arvate, oleks võimalik? See oleks väga tore, ma arvan, kui see nii oleks, et samas, ma ütlen, et ma ei ole mingi asjatundja, aga ma arvan, et kui raha läheks rohkem ringlusse, siis võib-olla hakkaks ka asi paremini minema. Aga nüüd praegune see, sellest aastast on küll natukene suurem, aga ikkagi see 350 euri, kas see on naeruväärne? See naeruväärne see sõna nagu võib-olla ei ole päris õige koha peal, aga vähe on kindlasti. Aga kuidas need inimesed üldse toime tulevad teie arvates? Mille arvelt see on? Ma arvan, et osadel inimestel võib-olla on siiski, nad ei ole üksinda. Et võib-olla, kui on pereinimesed, siis kamba peale või kahe peale tullakse kuidagi toime. Aga kes üksi peab elama sellel, ilmselt mingid toetused peab kuskilt saama, sest et ma ei kujuta ette, et ta maksab kõik maksud ära ja elab veel normaalselt sellest rahast ära, et see on ikka väga keeruline.